ja ma kutsun e-teenuste ärimudelite paneelis osalema Andrei Korobeiniku, kunagise populaarse sotsiaalvõrgustiku looja Reit.ee ja tänane Riigikogu liige, siis Rain Allikvee, kes on ettevõttest Artify, kes on väga paljude e-teenuste loomisega tegelenud ja ka ise neid teinud. Siis Tõnu Runnel, Edissi, Fractal. No, Tõnu, kas sinu Edissi oli üks esimesi startup'e? See laine, mida Taavi Kotka mainis, selles laines olid Edissi ja Fortumo ning United Dogs and Cats aastal 2007. Nii, ja paluks siia Andres Agasild Margit IT-st ja Martin Rand Vidarfieldist. Meie paneel on tuleviku ja tuleviku e-äri keskne. Me räägime ärimudelitest, mida võib-olla mõni aeg tagasi ei olnud olemaski. Ütleme, teenused, mis olid olemas äkki, aga nad ei olnud e-ga. Ja ma tahaks rääkida, kuna meil kõik on kuidagi seotud ikkagi IT-ga, on teinud väga põnevaid asju, tahaks neid huvitavad seikasi teie ärimudelite arendamisel kuulda. Tõnu, sina tegid Edissi väga väiksena. Väga väiksena, mitte. Ma olen juba vana inimene. Ma olen 15 aastat teinud disaini ja veebiteenuseid, veebilehti, veebirakendusi ja Edissi tegin kõigest 5 aastat tagasi otsa lahti. Okei, ja ta on ikka veel startup? Mis asi on startup? See on hüperpoolitud sõna. See on selline, mina kujutan ette, startup on selline, et sul ei olnud teda eile, sa täna tegid ja homme ta nagu kerib nii kasutajate kui ka võib-olla rahanumbrite osas. Ma ei tea, ma jätan defineerimise väljapoole ennast, et mulle see ei anna mingisugust teavet, et kas ma olen startup või mitte, kui seda just ei saa kasutada ära turunduseks, eks ju. Siis ma võin olla ja võin ka mitte olla, sõltub sellest, mis parajasti kasulik on. Okei, pigem mõtteviis sinu jaoks? Mõtteviis jah, et kui vaadata mõtteviisilt, siis mõtteviisilt läheneme, et meil ei ole suurt taaka selja taga, meil ei ole suuri kulusid, meil ei ole jalad kuskil maa peal kinni, me võime liikuda, me suudame oma ärimudelit testida, keerata, muuta. Selles mõttes, jaa, kerge, õhuke, kiire. Et sa saad oma teenust, mida sa pakud, homme muuta, teistsuguseks teha. Just, et me ei valmista autosid, mida tuleb veatekkides kutsuda 100 000 kaupa tagasi ja siis pankrotti minna. Kui me teeme vea, siis me parandame selle 4 minutit hiljem ja keegi ei teagi sellest. Okei. Andrei, ma mäletan, kui me sinuga kunagi võib-olla oli 10 aastat tagasi tuttavaks saime, siis võiks öelda, et sa olid tavaline üliõpilane, kes tegi lihtsalt ühe veebilehe ja sealt siis tuli teenus. Tähendab, oli mingi vajadus, oli sisu. Kuidas sa ise nüüd tagasi vaatad selle ärimudeli peale, kuidas see ärimudel üldse tekkis? Et sul ei olnud ju nii, et sa istusid, mõtlesid, pidasid koosoleku, kuidas me teeme selle teenuse, kuidas me selle ärimudeli teeme? No ikka istusime ja mõtlesime, et minu esimene startup, kui ma eksi, siis oli aastal 98 äkki, et selles mõttes, kui Reidest rääkida, siis see oli umbes 5. katse, et enne seda enamus olid täiesti ebaõnnestunud, aga mõned 2 tükki olid sellised, nii ja naa. Ja seal siis tulid esimesed kasutajad, esimesed sellised ärimudelid võib öelda, nii et internetis on tõepoolest tore see, et sa võid proovida järjest mitu mudelit ja sa saad väga kiiresti aru, kas see sinu mudel toimib või mitte.
ja kui see ei toimi, siis järgmisel päeval sa proovid vist midagi uut. Ja ma olen seda, kui Reedist räägida, siis see oli umbes selline kolmas variant, mis hakkas toimima, kus inimesed tõepoolest tulid ja hakkasid registreerima. Et proovisid enne mitu ärimudelit läbi, kui jõudsid selle rahani? No seda ka, aga lisaks ütleme, see Reite esimene variant oli näiteks uudistesait, ei läinud käima. Ja siis kui tundus, et pildide hindamine toimis palju paremini. Ja esimesel päeval oli väga selge, et inimesed tegelikult seda ka kasutavad. Google Analyticsi tol ajal ei olnud veel, aga need sisemised meetrikad näitasid, et sessioonid olid hästi pikad, pildid tulid, nii et see tähendab seda, et midagi seal on ja sealt sa hakkadki asju arendama. Et kui sa alguses oma teenust looma hakkasid, sa tegelikult täpselt ei teadnud, milline see teenus lõpuks välja areneb ja milline see ärimudel võib-olla võiks olla. Et selline julgus riskida, proovida, uuesti proovida, läbi kukkuda, jälle proovida. Internetis ongi see hea, et eriti ütleme tänapäeval, kui sa võrdled tänast päeva sajandi algusega, siis täna on need katsed hästi soodsad, et sa võidki osta mingisugust cloudi ja kui see läheb hästi, siis sa maksad, kui läheb hästi, siis kogu hind on $2 ainult, et tol ajal vähemalt sa pidid maksma natuke rohkem, aga kui sul on selline traditsiooniline äri, ehitad tehast valmis, hakkad seal autosid tootma ja selgub, et turg ei ole selleks valmis näiteks, siis selleks läheb mitu aastat, palju raha, palju aega ja siis ütleme, internet on lahe selles mõttes. Rain, ma küsin sinu käest, et ma tean, kuidas sinu meeskond töötab ja sa oled päris palju asju oled teinud. Tõenäoliselt sa ütled seda sama, et hommikul on sul hüpotees, õhtuks on see hüpotees ära proovitud. Et asi toimub väga agiilselt. Praktiliselt päris nii kiiresti ei käi, et tüüpiliselt järgmine hommikene. Aga jah, väga kiiresti on võimalik valideerida erinevaid kasutajakäitumise ja ärimudeleid ja muid asju. Räägi mõnest uuemast ärimudelist äkki. Ma tegelikult ütleski, et ärimudelid uued on, pigem on see, et on tehtud ärimudelid natukene liigutud ärimudelitega kaugemale. Kui me võtame näiteks tüüpilist ärimudelid, mis on nagu reklaam, vahendus, mingi liikmemaksuga teenus, siis tänane maailm on pigem see, et liigutakse just sinna poole, et see koht, kus võetakse raha, sellest kohast saab inimene väga palju väärtust. Kui me võtame YouTube'i, kes müüb tegelikult reklaame, siis ta näitab maksimaalselt seda õiget reklaame, mida see kasutajale selle contenti juures on vaja näidata. Või me võtame näiteks muusikateenuse Spotify, siis on ehitatud liikmemaksu erinevad paketid, kus on muusikatarbimine võimalikult soodne inimesele väga suur. Üks väga hea näide on näiteks Airbnb, mis on täna läinud teenusvahendusärisse. See on see hotelli majutusteenus nii-öelda? Jah, seal asutasid ettevõtjad, kes olid kunagi olnud reisiagendid, mõtlesid, et teeme selles valdkonnas veel midagi uut ja leidsid selle bed and breakfast mudeli, mis on juba paarkümmend aastat eksisteerinud ja lõid uue teenuse. Püstitasid endale hüpoteesi, et vahendusäriga on võimalik väga edukalt uut online äri ehitada. Ja ehitasid endale fantastilise toote, valideerisid kogu oma kasutajakäitumismudelid ära, optimeerisid need maksimumini ja täna nad võtavad siis ruumirentniku ja rentniku vahelt väikse tasu ja see ärimudel töötab väga hästi. Ehk seal ongi põhiasjad, et sul on väärtuspõhine ärimudel, need samad ärimudelid, mis on eksisteerinud juba paarkümmend aastat meil. Sul on olemas optimeeritud kasutajavood, et kasutajakäitumised on timmitud ja kolmandast kindlasti viral, et siis sõber kutsub sõbrad. See on täna põhiline, mis on, kuidas saavad asjad üldse skeelida. Üldse, et keegi vihjab. Ma mõtlen veel niisugust huvitavat ärimudeli peale ja mul tuleb, Martin, sinuga seoses üks asi meelde, et sina töötasid varasemalt telekommunikatsiooniettevõtetes ja täna sa oled, ütleme nii-öelda e-põllumees. Et võib-olla ma ise natuke valgustan seda tausta, et Martin tegeleb Vitalfielsiga
mis on siis, äkki defineerid ise, põllumeestele ilma info pakkumine? Me pakume põllumeestele täpselt põllupõhist ilma infot ja anname talle teavet taimehaiguste riskide kohta tema põldudel. Okei, et iseenesest tundub täiesti niisugune põllumajandusäri, et kuidas sa sinna tuled, kogu aeg on olnud, kõik on juba paigas. Ja te olete loonud e-teenuse, mis siis ongi nagu teenus päriselt. Et kuidas teil on, te olete saanud mingeid auhindu, kasutajaid, huvi on vist üle maailma põllumajanduse osas? No huvi on jah igal pool, et kui minna näiteks Lääne-Euroopa poole, siis on pigem huvi see, et vähendada pestitsiidide hulka. Et see on kohutav hulk pestitsiide, mida me iga päev oma toiduga sisse sööme. Ja kui õnnestub neid sihikindlamalt kasutada, ehk siis kui vaja ja nii palju kui vaja, siis saab seda kogust vähendada. Teisest küljest jälle siin Ida-Euroopa pool ja arengumaades on küsimus, et millal kas üldse panna ja millal ja kui palju. Ja siin on pigem küsimus, et suurendada saagikust, kui et vähendada pestitsiidide hulka. Nii et see vajadus on selgelt olemas igal pool. Okei, nii et täiesti jällegi teenus ja ärimudel. Võib-olla natuke ärimudelist räägid, kuidas see raha lõpuks tagasi tuleb? See on niisugune tavapärane kuu või aastamaksuline ärimudel, et klient maksab näiteks aasta eest ette või kui ta otsustab kuukaupa maksta, siis ta maksab lihtsalt rohkem. Ja saab infot? Jah. Okei. Tõnu, ma mäletan ühte head lugu sellest, kuidas sa Aasia turule laienesid. Nii. Ja kuidas sul teenus oli, aga äri ei olnud? Huvitav lugu oli, kuidas me esimesel päeval, kui me EDC tegime, siis üks laine tuli meil selle Skype'i Eestis baseeruva kogukonna kaudu, nende sõbrad üle mitme kontinendi, aga teine tuli täiesti kuskilt vasakust saapas äärest, see oli, et Hiinas hakkasid inimesed kohe esimesel päeval teenusega massiliselt liituma. Kõlab nagu unistus. Jah, see oli võimas, et päris suur osakaal oli Hiina liitumistel. Meie jaoks, Hiina jaoks oli see täiesti nähtamatu väikene blipp. Ja teenus ei olnud üldse neile enamusele vist arusaadav, vaadates Hiinas olevat inglise keele oskust. Me panime kiiresti üles sildi, et oodake, ülehomme tuleb meil hiinakeelne versioon, tuligi. Ainus asi, mida ei tulnud Hiinast tol ajal oli korralik äri, et me suutsime enne, kui Hiina inimsõbralik, kallis demokraatlik rahvavabariik meie teenuse kinni pani kui tsenseerimatu asi, siis me saime vist 3-4 liitumist. Nüüd meil on Hiina uuesti lahti, me ise tegime selle lahti, pärast võin huvilist öelda, kuidas. Siis nüüd on pilt natuke parem. Hiina on vahepeal võimsalt arenenud, nad on leidnud sellised asjad nagu krediitkaardid, asi on teine, aga tol hetkel me saime teada, et igasugune edu ei pruugi olla lõpuks edu. See Hiina kinnipanek tol aastal 2010 tegi meie arendajate elu lihtsamaks, nad said öösel rohkem magada, vähem oli vaja serverit jälgida, sest hiinlased olid üliaktiivsed kasutamaks meie tasuta ressursse. Andrei, äkki sa oled kindlasti väga paljud on rääkinud sulle erinevad startupis, sa oled ise palju startup'e teinud, proovinud erinevaid mudeleid. Mis on see põhiline komponent ärimudeli juures, millega tuleks kohe alguses arvestada? Kui sa hakkad e-teenust välja töötama, ühelt poolt sa töötad välja teenust, teiselt poolt sa töötad välja ärimudelit. Et mis on see, millega võib-olla kõige rohkem mööda lasteks või mille peale üldse alguses ei mõelda? Või on liiga palju mõeldakse? No ma arvan, et see tavaline viga on ikkagi see, et sa arvad, et inimesed hakkavad selle eest maksma ja nad ei hakka. Et juhtub päris tihti internetis, et
selleks tegelikult on vaja seda mudelit kohe proovida, et ma olen näinud paar firmat viimase aasta jooksul, kus need startupid tulevad turule teenusega, mida need tegelikult reaalselt ei ole. Et ütleme, singlikult nad pakuvad sulle näiteks, ma ei tea, mingit andmete ekspordi ja siis korjavad raha selle eest ja teevad seda ekspordi täiesti käsitsi. Ehk siis nad promovad seda, et see on üleautomaatne, vajutad nuppu ja siis õhtuks olemas, robotid seal teevad üht-teist ja siis robotide asemel on seal, ma ei tea, 5 programmeerijad, kes käsitsi tõstavad need andmed, et kui kliendid maksavad, siis on selge, et selle järgi on nagu nõudlus olemas. Aga enne kui sa hakkad robotit tegema, siis mõnikord on tark natuke nagu aega kuulutada ja vaadata, et kas kliendid tahavad selle eest maksta. Just, et 90% ajast kulutatakse ära millegi automatiseerimisele, selle asemel võiksid võtta lihtsalt poisid kokku ja teha see asi, juhul kui nõudlust on, ära käsitsi ja kui sellel on nõudlust, küll siis jõuab juba automatiseerida. Et see on vist ka üks olulisemaid õppetunde, mis me alguses saime. Et me saime õnneks selle valmis õppetunnina, me hakkasime seda kohe rakendama nõuandjate soovil. Et me ei automatiseerinud paljusid asju ära esimesel päeval, vaid alles kuude pärast. Ja see on väga mõistlik, sest et on, ütleme, Eestis on levinud pigem see vastupidine lähenemine, et tehakse ülivinge toode ja siis aasta aega seal programmeeritakse, disainitakse, tullakse turule. No, kui me räägime meedias näiteks, siis pannakse ka korralikult raha sinna sisse. No, okei, mitte tänapäeval, aga siis, kui ajad olid paremad. Ja siis selgubki, et keda pole, ei ole tarbijad või reklaamiandjad või keda iganes. Et selle asemel võiks, on olemas selline vana sõna internetis, et kui sa tunned, et su toode on valmis, siis on liiga hilja turule tulla. Sellist valideerimist tehakse jätkuvalt liiga hilja sageli, et on ettevõtted, millel on startupid, mis teevad selle asja õieti, nad ei automatiseeri mingeid protsesse, mida pole vaja automatiseerida, nad saavad rahastuse, neil tuleb järjest kasutajaid peale, aga üks asi tuleb veel kindlaks teha, enne kui sa saad selle äriks kuulutada. Kas seal on tegelikult ka toimiv ärimudel. See, kui sul tuleb mingile teenusele tohutul hulgal kasutajaid peale, siis seda võib tinglikult nimetada ärimudeliks, juhul kui sa saad selle teenusele järjest viisi raha peale, aga kas see lõpuks valideerub ka mingisuguseks asjaks, millel on mõte, sageli mitte. Ma olen ise seda asja või seda kirjeldatud juhtumit või osa olen nimetanud publish now, develop later, ehk siis avalda nüüd ja arenda hiljem. Et Andres, ma küsiks sinu käest, et kui palju sina oled kokku puutunud näiteks oma elus või tööelus sellise olukorraga, kus näiteks klient tahab asja lõpuni valmis teha. Me enne ei avalda mitte midagi, kui meie teenus, meie ärimudel, kujundus, kõik on perfektne ja siis tuleme alles. Ja kas sellest on see nagu õnnestunud? Ma väga päris täiesti poolikute toodetega turule tulemisse nagu ka ei usu. Et ma tuleks nagu Janno juurde tagasi, et teenus peab olema kasulik. Et mitte töötav teenus ei ole kellelegi kasulik ja nagu selle kasutamise frustratsioon on veel suurem. Ja samas teistega tuleb ka nõus olla, et jällegi mingi kaua tehtud kaunikene, mis on nagu hästi lifitud ja väga vinge, et selleks see ei ole ka optimaalne. Et selles mõttes ma arvan selline tark versioneerimine, et tulla turule nagu optimaalse, kuid toimiva teenusega ja siis see edasi on enda mõistlik, et see on ka nagu tasakaal. Et päris nagu klientide peal katsetada, näiteks mina ei taha kliendina minu peal katsetada mingeid uusi teenuseid, nagu, et ma tahan, et teenus, mis mulle pakutakse, väga selgelt lahendaks mingi probleemi või nii-öelda lahendaks mu vajaduse ära. Aga jah, et see on ka see, et meil endalgi marketiteenuse arendamine on olnud sellist, et me just siin jäime 8 kuud hiljaks oma Market Mobile teenuse lansseerimisega, et võtsime ette kõik 3 platvormi ja mobiilse veebi veel ka ja siis nagu tegime väga uhke skoobi ja siis mässasime selle 8 kuud, kliendid ammu ootasid, et see on täpselt see kogemus, et natuke nagu üle skoopisime, et oleks võinud teha veitsa lihtsamalt ja oleks olnud kasulik teenus klientidele juba saada 6 kuud tagasi ja siis oleks olnud aega veel seda lisada. Ma arvan, et see on selline tasakaalu küsimus. Jah, et optimaalne lahendus leida, kuidas teenust arendada ja ärimudelit sinna juurde arendada, et ma olen ise päris palju selliseid asju näinud, et inimesed teevad mingisuguse e-lahenduse ja nad
esimene asi, kui küsid, et kus sa raha saad? Me paneme reklaami sinna, väga lihtne vastus. Aga tõenäoliselt raha ei tule sealt reklaamist. Nagu Andrei ka enne ütles, et ta proovis enne mitu asja ära, kui ta leidis selle toimiva ärimudeli. Et Rain, sa oled näinud mõningaid selliseid projekte, kus on tehtud teenus, on olnud mingi lootus või mingisugune ärimudel, võib-olla isegi väga detailselt välja mõeldud. Ja see ei ole õnnestunud. Äkki tood mõne siukse elulise näite? Ütleme, et algne idee näiteks Airbnb-l, mis vahendab korteridega, nende esimene hüpotees ei olnud ka see, et me võtame nagu raha sealt inimese diili vahelt. Nendel oli samamoodi mõeldud, et ma saan korteri välja panna mingi teatud raha eest või mul on mingi membership staatusena. Testisid kõik need hüpoteesid nagu läbi ja leidsid, et inimesed on kõige rohkem nõus maksma selle koha peal, kus nad reaalselt tehingud teevad oma vahel. Et me võime siit natuke suurema protsenti lihtsalt võtta. Samamoodi nagu meie ehitame täna teenused, et meil on tüüpiliselt 5-6 erinevad raha teenimise hüpoteesi nagu laual ja me katsetame neid klientide peale. Tihti me ei ehita üldse mingit toodet selleks, vaid me käime nagu kontseptide ja sketšidega klientide juures, ütleme, et kui see loob sulle sellise väärtusena, siis kas sa oled nõus maksma, mis sa selleks juurde vajad. Et tüüpiliselt ehitame ainult selle ilusa face'i välja ja teeme, nagu eelnevad inimesed ütlesid, et tagatoast teeme selle põhitöö ära. Ja kui kogu see äri on valideeritud, see töötab, siis me alles automatiseerime ja teeme need toolid nagu mugavaks. Mulle meeldis see vana ärimudel, et kui sa teed kliendile midagi tõeliselt kasulikku ja lahendab probleemi või talle kokku näiteks aega või raha, siis ta on nõus sulle maksma sellest. Ma sellesse ärimudelis endiselt usun, et natuke see e-maailm läheb selliseks, et mõtleme mingi asja välja, mida keegi kasutab, siis hakkame mõtlema, kes selle asjast võiks maksta. Et ta on kuidagi selline ka nagu natuke hästi keeruliseks mõeldud. Et ma arvan, et väga hästi toimiv ärimudel on endiselt see, et välja mõelda mingisugune kasulik teenus, mis lahendab mingi probleemi, millest see inimene, kelle probleemi see teenus lahendab, maksab. Üldiselt see äriasi nagu käib. Ja tegelikult ka mõnes mõttes lõppkogus, kui vaadata nüüd väga hoolega neid toimivaid e-ärisid, siis tundub seal ka, et lõpuks on küsimus, kes on klient, kas see lahendab probleemi ja siis lõpuks klient sellest maksab. Kui klient on, kui küsitakse raha reklaamida, siis tegelikult klient on reklaami andja. Ja kasutaja on tegelikult ärimudeli, kuidas öelda, content selles mõttes. Et mulle meeldib nii mõelda. Mul on ülikooli ajast meeles üks ettevõtlus majanduskursus oli ja selle õpiku esimesel leheküljel oli miski noore inimese jaoks, minu jaoks täiesti arusaamatut. See oli umbes niimoodi, et esimese asjana, kui sa hakkad ettevõtet tegema, mõtle välja, mis äri sa tegema hakkad, millega sa tegelema hakkad. Mul oli see nagu mingisugune laks vastu nägu. Mina sain aru maailmast varem niimoodi, et sa hakkad tegema seda, mis sulle meeldib ja küll see raha tuleb ise järgi. Ja ma usun siiamaani sellesse, et esmalt pead sa ikka valima selle asja, mis sulle meeldib, tegema seda ja siis kas seal on mingisugune sees, see on teine küsimus, seda tasub lahendada järgmise ringina. Enamasti on jah, natuke võiks olla. Mina arvan, et tuleb teha seda, mis sulle meeldib, siis sellepärast, kui sa raha ei teeni, siis vähemalt mõnus oli. Ja teenib ikka, et kui sa teed seda, mis sulle meeldib hästi, siis küll see raha tuleb. Kui sa teed seda, mis sulle meeldib halvasti, siis on üks imelik lugu, et siis otsi see teine asi, mis sulle meeldib. Martin, ma küsin sinu käest vahel, et kas sulle meeldib, mis sa praegu teed? Oled sa rahul sellega? See on väga hea küsimus, et mulle meeldib põllumehi abistada, mulle meeldib midagi teha efektiivsemaks. Kas mulle meeldib mingeid taimehaiguse mudeleid ehitada ja rääkida teadlastega ja neid tagant utsitada, et nad kohutavalt aeglaselt töötavad teadlased midagi teeks, siis kohati ei meeldi ka, aga mulle meeldib see tulemus, et kui ma suudan kellegi elu paremaks, lihtsamaks teha. Aga selle sinu pointi jätkuks, et tõesti on nii, et minust need ajad tulevad tagasi, kui hakatakse jälle hindama seda, et tegelikult et selleks, et midagi teha, et mingit äri teha, sul peab olema mingi toode, mida sa müüd ja sul peab olema mingi klient, kes selle eest on nõus maksma.
ja järjest rohkem, kui näiteks järjest rohkem küsivad ka investorid seda, et kui käia investorite juures, siis tänapäeval nad ei taha enam näha PowerPointi, tänapäeval nad tahavad minu meelest on see alarahastatud Euroopa startupide häda. Siin me saame teha ennekõike P2P ärisid, kus raha tuleb loogilisest selgest mudelist. Mina teen seda, meil enamus teeb seda. Aga kui sa oled Silicon Valley's, sa oled terav ja sa suudad raha saada mitte 10 000 väikselt, vaid 2 suurelt, Index Ventures ja mingisugune teine viisi, siis jumala pärast palju vähem pead rääkima. Võtta siis nendelt see raha ja sa saad ehitada seda, milles ei ole aru saada konventsionaalset ärimudelit, kuid on miljonid kasutajad ja seal on oma võlu. Lihtsalt meie siin enamasti sellega hakkama ei saa. Oodatakse Excelit 3 aasta prognoosi. Mulle endale meeldib see, mis ma teen, ma üldse ei kurda, aga et ma saan aru, et on ka teistsugune ärimudel täiesti toimiv ja see, mis maailma muudab, on sageli just see, kus see ostan, müün ja vahetan ei ulatu nii kiiresti kätte. Facebook, Twitter, YouTube. Index Ventures küsib sult väga konkreetselt, näita mulle klienti ja näita minult küsib, oma toodet. Aga kui ma olen, ma ei tea, Mr. Dorsey, siis ei küsi. Meil tekib tiiva vaata siin nagu. Pildid on they will come. Minu arvates on see, et sa ise tead ka seda väga hästi ja mina ka, et ettevõtjad, et lõpuks need investorid tahavad oma rahale tootlust. Et kuskilt peab see tootlus ja see raha lõpuks tulema. Et loomulikult ka Silicon Valley investorid tahavad oma raha ühel hetkel tagasi saada. Nad on valmis küll rohkem riskima ja seetõttu saab teha võib-olla julgeid ja ambitsioonikaid asju ja tõesti teha midagi, mida veel tehtud pole, et sa ei pea kliendi rahast iga päev nagu tükk haaval oma äri ehitama, et see annab tõesti suured võimalused. Aga vist ka Google'i stories on koht, kus ikkagi oli koosolek ja ütlesid, et paneme selle asja kinni, nagu ta aitab küll, et kihvt on küll, et kõike saab otsida ja kõike saab teha, aga nagu raha ei tule mitte kuskilt ja puudub igasugune idee, kust tuleks. Ja siis toodi lageda AdWords, mis tegelikult Google'i nagu päästis, et leiti tegelikult viis, kuidas nagu... Ja just, et kuhu maani sa saad püksikummi venitada, et kui sul on võimas rahastus ja targad inimesed, siis üsna kaugel, nagu näitab Twitter, et ei pea kohe teenima hakkama. Twitter vist ainuke koht, kus ta reaalselt raha teenib, on, et ta müüb oma tweetide minevikku. Nüüd on sellega hästi, et nad on kasumis, aga... Jah, et meie siin võiksime alustada konventsionaalsematest asjadest või, nagu näitab GrabCAD-i lugu, siis kiiresti ära kolida. Nukker lugu, aga minu meelest see on nii, et kui sa tahad teha sellist asja, kus on tohutu algkulupuhver ja su ärimudeli valideerib see, et kas sul on 10 000 kasutajat või 1 000 000 kasutajat, siis siin on seda niivõrd palju raskem teha. Näiteid ei ole. Kusjuures pole mõtet kolida, et me oleme väga heas kohas. Arenduseks, absoluutselt. Üleeile käis siin Eestis Intel Ventures'i investeeringute juht Klaus Konrad. Ja Intel Ventures on maailma kõige suurema portfelliga VC ja mis ta ütles, et Ida-Euroopa piirkond, mille eest siis tema vastutab, on Intel Ventures'i kõige kasumlikum piirkond. Sellepärast, mis tavaliselt USAs juhtub, on see, et keegi tuleb ideega välja, see on hea idee ja siis 25 siid konkureerivad ja see, kes sinna raha sisse paneb, see on tõenäoliselt üle maksnud. Ja meil on siin väga siuke tootlik, produktiivne... Just seda ma räägingi, siin on arusaadavad ärimudelid. Vanakooli lihtne, ma vähendan sul kulusid või ma pakun sulle soodsamalt vajalikku teenust, kus on alati kohe raha mängus. Seda ma räägingi. Siin on üsna erinevad ärimudelid, aga ma nagu samm tagasi, et kindlasti tuleb vahet teha ütleme ärimudeli ja Exceli vahel, eks, et Excelit tegelikult täna ma arvan, ei nõu isegi, ma ei tea, arengufond. Ei nõuab ikka. No, panevad ise kokku vajadus. Nad nagu seadusega on natuke piiratud sellest. Ja, seda ma mõtlengi, jah. Aga ärimudeli all mõeldakse ikkagi seda, et sa ise tead, mida sa teed ja kuidas sa raha teenid. Ma mäletan, päris ammu jäi mulle hästi meelde ühe, ma ei tea, startupi, nimetame seda niiviisi, presentatsioon, kus ärimudel seisnes selles, oli ilus Excel tehtud aastaarvud ja kõik väga tore, ma täpselt ei mäleta, mida nad müüsid, aga see ärimudel seisnes selles, et inimesed Eestis
teenivad siis nii palju raha ja kulutavad Statistikaameti andmete järgi nii palju, see kulutavad vähem. Ja see vahe on selge niš, et nemad saavad selle raha eest müüa oma toodet neile. Et Excel oli hästi suur ja ilus, erinevate värvidega numbrid ja väga lahe, aga tuleb nagu vahet teha, et kas sa nagu ise saad aru, millest sa räägid. Et kas sa nagu siiralt mõtled, et sa hakkad nagu sellega tegelema ja seda müüma. Seda tihtipeale nagu siin ei ole, et kui sul on B2B äri, siis tõepoolest raske nagu mitte aru saada, et mida sa teed, eks ole, aga kui sul on B2C, siis see on keerulisem. Aga siin on vähem kogemust. Tuleb lihtsalt tuttavatega rääkida, et kas nad nagu saavad üldse aru, mida sa neile seletad. Kui nemad saavad aru, siis küll Index Ventures saab ka aru. Aga on niisugune legend, et Eestis on nii-öelda inimese kohta nagu vähemalt Euroopa rohkem, kui mitte maailma rohkem. Tahame usume siis eestlastena, et Eestis on startup nagu inimese kohta kõige rohkem üldse. Kvantiteet ei tähenda mitte midagi. Jah, aga tõenäoliselt, mida sellest statistikas ei räägita, on see, et meil on ka surnud startup'e seeläbi kõige rohkem. Et sa teed startup'i ja ta on ja tehakse ilus disain ja siis mingi aja pärast kaob ära ja keegi nuta ja nii ongi. Sellega on see, et pane tähele, millal see startup boom Eestis tekkis kriisi ajal, kus inimesed kaotasid tööd, eks ole, et neil ei olnud tööd, nad pidid startupil nagu keskenduma. Kui sul on töökoht olemas, siis see motivatsioon on palju madalam, et sul on siis, ma ei tea, 9-5 töökontoris, tuled koju, programmeerides ei ole äkki midagi, sellest ei tule sul midagi välja, aga kriisi ajal oli suurepärane. See oli kindlasti ka niisugune imidži hoidmise või näo hoidmise võimalus, et vist Donald Trump või keegi on öelnud, et mu poeg ütles, et hakkas ettevõtjaks, tähendab, ta varjab seda, et on töötu. Et nagu startup ettevõtjaks oli mõeldud, et jah, kriis mingis mõttes kindlasti võimendas igasuguste ettevõtlusega tegelejate hulka. Aga mida mina olen tihti tähele pannud, on see, et sul tuleb mõte, mul tuleb mõte, kellelgi tuleb mõte ja ta läheb hullult õhinasse, ta käib selle mõttega ringi, ta kogu aeg arendab seda mõtet, ta mõtleb, et juba loeb nagu raha, niisugust käed juba käivad, loeb üks pakk, teine pakk, kus hakkab tulema. Ja mida Eesti puhul tihti ärimudelite ja ka e-teenuste puhul tegemata jäetakse, on lihtne arvutus. Et kui palju mul on võimalik seda raha tagasi saada. Ja seda ei tohi mõelda niimoodi, et maailmas on peaaegu 7 miljardit inimest ja iga üks nüüd teenib nii palju, aga neil jääb nii palju, $10 jääb iga kuu alles, et ma võtan selle $10 ära ja mul on $70 miljardit. Et reaalsus on see, et enamus inimesi kunagi ei kuule sinu teenusest mitte midagi või kui kuuleb, siis teda üldse see ei huvita. See hulk, kes lõpuks maksavad sinu teenuse eest, kui see on ikkagi kasutajatele suunatud äri, siis see hulk, kes lõpuks maksavad, on väga vähe, nagu su Edisi näite põhjal. Et kasutajaid oli palju, aga maksjaid oli 3. Ma oleks võinud ka tasuta kasutajad kinni keerata, eks ju, aga meil oli sellest kasu. Tasuta kasutajad aitasid meil käima minna ja praegu aitavad meil kasvada. Et neil on oma funktsioon, kui väga küüniliselt vaadata. Teisest küljest on fakt, et me ei saa kõigilt inimestel planeedil raha, aga me naudime seda, kui meie toodet kasutavad inimesed, kui nad annavad meile tagasi, kui see läheb neile korda ja me saame seda hulka inimesi seeläbi drastiliselt suurendada. Ehk see on küüniline pool, aga seal on ka puhtalt see pool, et see on asi, mis meile meeldib. Et inimesed aitavad nii-öelda tasuta, saavad tasuta teenuse vastu. Annavad asjale mõtet juurde, kuna neid on üle 10 korra rohkem kui tasulisi kasutajaid. Et nad annavad 10 korda suurema tähenduse asjale. Ja selles mõttes B2C on palju mõnusam kui B2B, et seal saab inimestega rääkida. Täpselt. Et me oleme natukene B2C, et see osa annab asjale särtsu kõvasti juurde. Andres? Mulle meeldiks hakata propageerima sellist liikumist nagu finish up. Et
startup on selline asi, et noh, alustamine ongi hästi huvitav, et oma kogemust ka nagu Markiti nagu kõige põnevamad, nagu kõige ägedamad, kõige suurema kasvu on ikka alustamine ja ideega töötamine. Aga siis tuleb selline asi, et siis on vaja seda ellu viia ja raha hakkad teenima ja ettevõte hakkab kasvama, siis on vaja teda juhtida ja noh, seal tekib selline nagu esiteks keskfaas ja see on nagu finish up ka, et nagu startupist hästi palju rääkida, kutsuks üles nagu finish up liikumisele, et võtaks need startupid ja viiks nad lõpuni. Muidu on natuke see, et ma olen selline mees, et mulle meeldib maratoni esimest 10 kilomeetrit joosta, et linn on uus, näiteks Stockholm ja huvitav on joosta ja kuskil 10. kilomeetrist hakkab siuke väsimus nagu peale tulema ka, et noh, keeruliseks läheb. Ma olen siuke vend, et ma jooksen nagu iga maratoni 10 kilomeetrit ja olen 10 maratoni juba jooksnud. Aga need on ka erinevad inimesed. Nagu selline moment, et iga äri nagu, tegelikult iga äri ajaloos on etapid, et on nagu algusfaas, eks ole, siis on ütleme keskarengufaas, hilisem faas, kasvufaas, laienemisfaas ja nii edasi, et iga startupist ühel hetkel, või mitte iga startupist, aga eduka startupist ühel hetkel saab toimiv ettevõte ja siis seda vaja kasvatada, et finish up on ka liikumine, mida oleks vaja ühel hetkel. Ühel hetkel tuleb mõelda selle peale, et kuidas see inimene, kes selle stardi tegi, kuidas tema nagu peseb käed puhtaks, ütleb okei. Aga see mulle meeldib ka, see käed puhtaks, et see niimoodi, et mina olengi selline tüüp, et ma alustan ettevõtteid. Et mul nagu tuleb see hästi välja. See on ka siuke natuke, ma ei ole nagu lõpuni nõus selle mõttega, et see on umbes nagu niimoodi Bill Gates, et ma olen siuke tüüp, et ma alustan ettevõtteid. Et kui vaadata ikka tõesti maailmas läbi need suuri ettevõtted, siis ikka need inimesed, kes alustavad, minu meelest muusika tunne ikka lõpetavad ka. No see on muidugi erand pigem, et Bill Gates on üks väga vähestest näidetest, kus inimene tõepoolest sai kõik 3 faasi nagu läbitud, et tavaliselt see teine faas on enam-vähem rekord. Aga kindlasti veelgi suurem oht on see, mida sa mainisid hiljuti, et väga paljud inimesed mõtlevad midagi välja, teevad ilusa PowerPointi ja hakkavad konkurssidel käima. Ja käivad seal 5 aastat järjest, võidavad auhindu ka kusjuures. Aga mida pole, ei ole toodet. On teenus puudu. Aga see presentatsioon on juba nii perfektne, et see on tõepoolest nagu väga hea. Et mingi päris startup, selle kõrval on midagi sellist hästi igavat ja sellele muidugi keegi auhinda ei anna. Me hakkasin nimesid nimetama, aga Eestis on sellised startup hästi mitte. Olen ise olnud ühes žüriis, kus ütlesin, et neid võiks diskvalifitseerida. Et nad on olnud kogu aeg, nad on kogu aeg nagu startinud vähemalt presentatsiooni peal ja see teenust reaalselt ei ole kunagi tulnud. Sellise järjekindlusega inimesi tuleb kuskil rakendada. See on võimas. Ma just jätkas sama teemat, et on ettevõtte puhul hästi palju sihtgruppi. Üks sihtgrupp on see, kes nüüd lõpuks maksab reaalselt teenusest, aga nagu ütlesid, sul on Aasias päris palju sihtgruppi ja täna on nagu 10 korda rohkem sihtgruppi, kes ei maksa, aga kasutavad lihtsalt nagu see teenust. Ka neile saab midagi müüa. Et ka nende puhul kehtib nagu tegelikult ärimudel, nende puhul need ärimudel võib olla see, et nad kasutavad kas mainet, aitavad tuua tegelikult sulle maksvaid kliente, kõikides sihtgruppides see peab suhtuma fookusele, et sa saad midagi ja mõtled läbi, et kuhu sa tahad nendega jõuda. On sellise huvitava asja peale on tulnud, ma tõenäoliselt see vana asi, aga minu jaoks on see uus, et üks projektihaldustarkvara maailmas väga levinud Basecamp. Seal on tavaline mudel on see, et maksad iga kuist tasu, aga nüüd nad vaatasid, et võtaks neilt ka raha, kes ei taha maksta iga kuist tasu. Okei, tegid sellise teenuse, et maksad ühe korra $25 ja siis saad ühe projekti igavesti üksinda ja ma ei taha teada, kui palju raha nad selle liigutusega teenisid. Et see põhimõte, et mul on surmani iga kuu kulu, see heidutab mõnesid inimesi. Vähegi nagu asjalikum finantsjuht nagu lööb kiiresti kokku, ütleb, et ei. Ometi liigub isegi Microsoft ju sellise mudeli peale. Adobe on juba liikunud, et seal on parem finantspilt, kui sa suudad sellise teenuse maha müüa. Ja Oracle teeb üldse nii, et palun siin downloadiga hakake pihta, tehke mis tahate ja siis, kui sa hakkad selle pealt teenima, kui sa hakkad seda reaalselt kasutama, siis tulevad poisid portfelliga, ütlevad nii, siin on litsents, kirjuta alla, maksa meile raha ära. Aga see on hästi loogiline selles mõttes, et sa saad kasutada või katsetada mingit teenust, sa näed, et ta lahendab su probleemi ja sa lõppkokkuvõttes ikka maksad selle eest. Ja dünaamika on ikkagi sama. On mingi teenus, olgu see e-teenus või tavaline, mis aitab mul midagi teha, Basecampi puhul aitab mul projekti juhtida ja ma ütlen,
väärtus on olemas, ma olen nõus maksma sellest $5 kuus. Noh, täiesti, aga noh, dünaamika on ikkagi sama. Teenus, väärtus, klient maksab. Ei midagi uut. Selle mõttega võiksime hakata lõpetama. Ma tahan, et igaüks teist võtaks kokku e-teenuste ärimudelite enda siukse põhiidee või siukse soovituse võib-olla kuulajatele. Minu kokkuvõte on, et kes Janno ettekannet kuulas, see sai juba vastuse kätte. Ja see oli? See on see, et E on sekundaarne, asjal peab olema sisu. Ei ole midagi erakordset uut selles valdkonnas, mis me teeme. Baasasjad on samad. Nii-öelda tühjad teenust vajaduseks muuta ei ole nii lihtne. Pigem ikkagi teenus peab olema enne, kui E sinna ette paneb. Andrei? No teemast on kindlasti mitu, et kui jätkata, siis tegelikult, mis on internetis või e-teenuste puhul uus, on see, et sa võid ikkagi mitu asja kiiresti ära proovida ja suhteliselt niimoodi valutult, et siis soovitakski seda ära proovida, et mitte karta seda, et sul asi ei õnnestu, vaid teha midagi, mille pealt sa saad kliendi suhtumist testida. Kui see suhtumine on hästi negatiivne, siis minna lihtsalt järgmise asja juurde. Seda nagu päris maailmas kahjuks veel teha ei saa. Kui 3D printerid tulevad, siis võib-olla, aga mitte täna. See on väga hea mõte, et proovida, ei tohi karta läbikukkumist ja muidugi paljude jaoks on see, et kui ma selle kellegile räägin, jumal eest, nad ju varastavad mu idee ära. No kuulge, ei juhtu. Isegi ma võin kohe pärast teile igale ühele personaalselt paari head ideed rääkida. Ja selleks, et midagi läbi viia, sul peab olema tahtmine, motivatsioon, raha ja see, et keegi selle ära saaks varastada, võib-olla tal ei ole motivatsiooni. Rain? Ma ütleks, et sihtgrupiga tuleb rohkem tööd teha, kui see on siiamaani tehtud. See nagu kõikides perspektiivides ja e-ärimudeli mõttes küsida just raha selle koha peal, kus see väärtus tegelikult tekib aina rohkem sinna zoomida sisse. Et saad osasi asju kasutada, aga seal, kus raha hakkab tekkima. Kus tekib reaalne väärtus kasutaja jaoks, et ehitida oma ärimudelid just selle koha peal. Poot ja ikka kahe tihedalt käidava tee ristkohta, ei midagi uut. Martin? See vist haakub nende teiste seisukohavõttudega, et tuleb leida klient ja tuleb talle mingi toode maha müüa ja siis edasi teha ja edasi tuututada. Et ma olen nii palju ka Eesti startup'e näinud ja startup maailmas üldse kuidagi selline fake edu tunne on hästi kerge tekkima, sest sa käid akseleraatorisse. Nüüd on meil juba sellised akseleraatorid maailmas, kes ei võta sult osalust, näiteks Startup Chili, aga sa saad $40,000, sa oled veel seal, sa saad kogu aeg mingit PR-i. See on ka ärimudel minu meelest. Sulle meeldib selline stiil seisada. Absoluutselt. Ja sul on tunne, et kõik läheb hästi, aga tegelikult, kui mingil hetkel tuleb see pohmakas ja siis sa vaatad, kuramas, kõik need, kelle hulgas ma enne populaarne olin, need on saanud mingid uued startupid, kellega nad tegelevad ja mul ei ole ei klienti, ei toodet tegelikult välja arendatud. Aga sa vähemalt tegi seda, mis sulle meeldib. Andres? Jah, inimeste suhtlemine. Lõpuks me jõudsime nii ühele meelele, et ma saan kokkuvõtmise kokku võtta. Mul on üks lemmik tsitaat, et oma ettevõttes hakatakse mind raskete asjadega loopima selle peale juba, aga siin ma võin veel. Et see on Henry Fordi tsitaat, et ta ütles, et raha on kasulikkuse kõrvalmõju. Ja just, täpselt. E-teenuste puhul ka, jätaks ka, tema ütles seda küll autode kohta mõnda aega tagasi juba, aga minu meelest väga hästi kõlas ka täna nagu e-teenuste nagu lõikes, et raha on siiski kasulikkuse kõrvalmõju. Sellega on väga hea lõpetada. Aitäh! Aitäh!